olete kõik tulnud musta kasti sellel kaunil pühapäeval siiski. Meil on kohe algamas loeng, mida peab meile David Vseviov. Ise panime sellele nimeks müstiline kubermangulinn, saades inspiratsiooni armastatud raadiosaatest ja meie loengu põhjusest, milleks on siis meie uus lavastus Kolmõde, mis esietendus meil 4. märtsil ja mille järgmised etendused on juba uue nädala kolmapäeval ja neljapäeval. Just. Ja loodame, et David avab meile siis selle Tšehhovi aja näidenda kirjutatud aastal 1900 konteksti, aegruumi ja kõike muud kaunist. Küllap ta ise oskab palju paremini rääkida kui mina, nii et annaksin hea meelega järjele. Ma loodan, et see aplaus kõlas eelkõneleja aadressil, sest kui see kõlas minu aadressil, nii palju kui mina teatrimaailma tunnen, jääb mul üle kummatuda ja lahku. Aga teist nii ei lähe läbi. Aitäh veel kord. Aitäh kutse eest ja aitäh võimaluse eest tulla oma ülikooli linna. Teen seda alati suurima hea meelega. Ja ma ei tea, miks on nii, et Tartus tekivad kummalised mõtted. Ja tõesti, otsides põhjendust minu kutsumiseks, sain ma aru, et see on täiesti õige otsus. Sest minu sünniaasta 1949 on Tšehhovi ajale tunduvalt lähedamal kui aasta 2022. Seega pigem olen ma Tšehhovi aegne inimene kui tänapäeva inimene. Ja muidugi taustu suudavad avada need inimesed, kes enam-vähem kujutavad ette, kuidas see aeg välja nägi ja mis selle aja taga ka oli. Ma arvan, et ei tule juttu väga palju sellest tükist. Sellepärast, et te olete, kes te olete, selle tüki sees olnud ja kes ei ole, on publikuna sellest osa saanud. Nii et tõesti võib olla natukene nendest taustadest ja sellest ajast, mis minu jaoks paistab olevat erakordselt põnev ja huvitav. No kõigepealt me läheme teiega ja teie oma tükis olite Venemaal. See on praegu üks nendest plokkidest, mida ei hakkaks käsitlema, aga ma markeeriks selle võib-olla lause ka lähedane ja kauge, sest tõesti Venemaa on meile ju väga lähedal ja samas on ta kuskil väga kaugel. Ta on tsivilisatsiooniliselt kaugel, mentaalselt kaugel ja ka mingis mõttes kultuuriliselt kaugel. Ja samas on ta meile ju ka väga lähedal. Ja ma jätaksin arvestades tänast päeva, midagi pole parata. Me ikkagi oleme siin ja praegu aastas 22 ja kogu selle temaatika, kui kellelgi natuke huvi on ja kui ma suudan, mis puudutab tänast päeva, mis puudutab neid põhjusi, mis lähevad ju ka juurtega veelgi kaugemasse aega kui Tšehhovi aeg, siis hea meelega, kui suudan, palun, olen teie käsutuses. Nüüd, ja ma markeeriksin ainult mõned momendid, mis mulle paistavad veel kord taustadena huvitavad. Ja kui on soovi, siis püüaks kuidagi sealt edasi liikuda. Ma ei ole tavaliselt nii kohmetu kui praegu, aga ma ei näe teid ja see häirib mind ja see prožektor näos, näitlejad on sellega harjunud, aga mina mitte. Ja minu jaoks on inimeste silmad nii olulised, sellepärast et kogu see humanitaaria toimub ju silmade tasandil, nii et andke andeks, kui ma ei tunne ennast väga hästi. Tavaliselt ma nii heas seltskonnas kuidagi tunnen ennast väga mugavalt, aga praegu absoluutselt mitte.
Panen publika valguse tööle. No, las ta olla. Teil on seda vaja ja eks ma siis kannatan. Kõik, mis tuleb läbi kannatust. Sellega käinud lihtsalt arvestada. Need tegelased, kes te olete ja keda te kehastate, neid ju pole rohkem olemas. Need ei ole olemas mitte lihtsalt füüsiliselt. Kas neid ka tol ajal oli olemas? Jah, prototüübid me teame, te olete rohkem asjaga kursis kui mina. Aga ei ole seda inimtüüpi. Ja ei ole sellepärast, et valdav osa nendest tegelastest, keda te mängite, keda te kujutate, neid inimesi tänasel päeval Venemaal rohkem ei ole kui sotsiaalset kihti. Ja kui me hakkame mõtlema Euroopa suurriikide rahvastele, siis tõesti, mitte ükski neist pole ju nii palju kannatanud kui vene rahvas. Ja kõik need parunid ja aadlikud ja ametnikud, kes iseloomustavad seda aega, nende mentaalsus, see on jäädavalt kadunud. Ja kadunud mitte loomuliku arengu tulemusena, see on täiesti normaalne, vaid nad on lihtsalt välja roogitud ja hävitatud. Ja et natukene ennast kuidagi hakata paremini tundma, ma jutustan teile ühe loo, et mõned asjad jäävad lihtsalt meelde, mis minu jaoks iseloomustab seda inimtüüpi tollest ajast, võrreldes siis hilisema Nõukogude ajaga. Ma töötasin ajaloo instituudis. Meil oli väga mõnus seltskond selles sektoris, kus ma riiki teenisin või ajalooteadust teenisin. Ja seal olid niisugused kelmikad inimesed, üks minu kolleegidest, no võib-olla kellegile see nimi midagi ütleb, oli esimene Eesti õiguskantsler Erik Truuväli. Me leidsime kuskilt kapi tagant ühe suure plakati, mis kujutas või kuhu olid jäädvustatud poliitbüroo liikmed. Ja panime selle seina. No see oli niisugune tegu, no kui sa midagi teed, mis on väga õige, aga teed seda väga tõsiselt, siis on kuidagi kahtlane. Aga keegi ei saa ju öelda, et võtke nüüd see plakat maha. Ja nüüd sealt oli ja rahu selle plakatiga. Ühel heal päeval, ma ei tea miks ja mis mind pani minema raamatukokku. Seal oli eraldi Baltika osakond, kus olid talletatud ja hoiti raamatuid, mida tavariiulitelt kätte ei saanud. Ja ma võtsin välja ühe albumi, mis oli välja antud aastal 1913 ja pühendatud Romanovite dünastia 300. juubelile. Jah, teil on üks sild siin. Jah, 1613, 1913. Ja ma leitsisin seda albumit. Varasemad leheküljed maalid, lõpupoole juba ja millegi pärast järsku langes pilt või tõusis pilk sellele plakatile. Ja teate, need olid erinevad inimtüübid. Need näod, plakatid, näod. Ja siis need näod seal albumis. Kaks eri maailma. No ei tohi nii rääkida. Eri inimtüübid. Lihtsalt näide sellest, et see maailm on jäädavalt kadunud. Jäädavalt. Järgmine. Samas inimene pole ju muutunud. Aga need on kaks momenti, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida. Ma ei tea, olete te näinud seda filmi
päris hea film, Elegia. Ben Kingsley on seal peaosas, mängib professorit ja kuskil algkaadrites ta ütleb ühe lause on küllaltki triviaalne, et iga põlvkond loeb sõda ja rahu erinevalt. Ja nii loeme ka meie seda teksti ilmselt teisiti, kui seda teksti loeti Tšehhovi ajal. Ja et see on nii, kui mul on olnud mõned korrad ajalootudengid, olen ma neil soovitanud ja me oleme sellest ka rääkinud päris põhjalikult ja pikalt. Jüri Lotmani kommentaare Jevgeni Onegini kohta. Olete seda raamatut näinud? Minu meelest eesti keeles ei ole. Vene keeles on ta olemas, õigus, vene keeles ta ilmuski. Ja? No kui juhtub kuskil see raamat kätte, isegi antud juhul pole niivõrd oluline vene keele oskus, kui iseenesest aru saab, et peaaegu pole Jevgeni Oneginis ühtegi lõiku, mis oleks vajanud Lotmani poolset kommentaari, mida see tol ajal tähendas. Mida see märk tähendab? Oma ajas, oma keskkonnas. Ja? Kõik need soengud, mingi lill kuskil siin, need on ju kõik märgid oma ajast. Palju me peame neid lugema, on nad olulised, ei ole nad olulised, raske öelda, aga paratamatult, see on hoopis teine maailm, hoopis teine suhtlustasand. Suhtlus ei ole ju ainult verbaalne, õigus. Me vaatame inimesele otsa, vaatame tema soengut, vaatame, mis tal seljas on ja kuidagi me ju suhestume selle inimesega, nende märkide kaudu. Kas me oskame, kas me oleme võimelised välja lugema sellest sõnumi? Veel kord, see on oma tähtsust, sellepärast, et see inimlik tasand jääb ikkagi selliseks, nagu ta omal ajal oli. Seal on veel üks väga huvitav teema. See on teema, mis viib meid kahe põhimõtteliselt vastanduva keskuse juurde. Millisesse linna unistavad nad lahkuda? Moskvasse, jah. See on hoopis teine märksüsteem kui Sankt-Peterburi. Kaks täiesti erinevat maailma. Jällegi, kui me seda tausta ei tea, siis meie jaoks on Moskva lähemal ja Moskvasse, hoopis teised linnad, see on hoopis teine märk, see on hoopis teine sõna. Miks mitte pealinna ja miks mitte Sankt-Peterbur. Need on jälle üks niisugune huvitav asi. Nüüd ja kõige olulisem. See näidend on kirjutatud 1900, jah? Ja minu meelest on 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus, vähemalt meie Euroopa kultuuriruumis kõige põnevam aeg. Ma ei tea, kas kõigi jaoks, aga minu jaoks on ta üks huvitavamaid. Ja teate miks? Sellepärast, et see on ajajärk, kus täitusid inimeste, mina olen neid nimetanud mütoloogilised unistused. Mitte lihtsalt tavalised unistused, vaid mütoloogilised. Kus noorem õde Irene töötab? Kes ta on? Alguses telegraafis ja pärast linnavalitsuses. Telegraaf, jah. Tolstoi ajal ei ole telegraafi, õigus, ei ole telegraaf.
Aga mis on telegraaf? Mis on telefon? Mis on raadio? Need kõik tulevad enam-vähem sellel ajal. See tähendab, et on täitunud üks mütoloogiline unistus. Minu sõnum jõuaks kaugemale, kui ma suudan seda väljendada. Jah, hõigates, kisades. Lennuk. 1903. Ja, lennuk. Mida see jällegi tähendab? Esmakordne võimalus. Jätame varasemad õhupallid kõrvale. Heita sellele maailmale jumalik pilk ülevalt alla. Ja kui te loete, vaadake seda inimloomust. Me näeme seda peegeldustena nii tänasel päeval kui ka varasemad ajal. Kui te vaatate neid esimesi kirjeldusi, nende lendurite ütlusi, siis need on valdavalt, kui nad on tõusnud nüüd kuskile kõrgemale, jätame need esimesed paar sekundit kõrvale, jah? Ja jällegi lendama. Põhimõtteliselt. Murrang on ju seal. Jah, me lendame kõrgemalt, lendame kaugemale, lendame kiiremini, lendame mugavalt, aga põhimõtteliselt lendama. Ja need esimesed kirjeldused, küll see vastik valgus, need esimesed kirjeldused, see on esteetiline nauding, kui ilus see maa on, kui ilus. Ja möödub ligikaudu 10 aastat. Ja Balkanil puhkevad sõjad 1912, 1913. Ma vaatan rohkem sinnapoole, mitte sellepärast, et ma ei tahaks vaadata sinnapoole, aga teid ma ei näe üldse. Ja tulevad tuttavad ette need fotod. 2 tiivaga lennuk, nahkmüts peal ja laseb pommikesi alla. Ja vot siit jookseb see paralleel või siit jookseb see punane joon. Ma tõusen õhku kuskilt kaugelt. Olen seal kõrgel. Lasen midagi alla. Ja maabun sinna samasse lillede vahele. Ja järsku ma polegi kedagi tapnud. Kui ma hiljem olen seal väravate ees, kus otsustatakse, kus see minu igavikuline elu möödub. Kas paradiisis või põrgus. Järsku läks kõik mööda. Ja seda me näeme tänase päevani. Keegi väike poisikene, lühikestes pükstes, istub arvuti taga, mängib mängu. Püš. Ja mis siis muutub 20 aasta pärast? Püksid on pikemad. Poisike ikka istub või see onu arvuti taga, püš. Ja rakett lendab kuskilt kaugelt Venemaalt Lvivi. Mingit vastutust, mingi. Vot see on nüüd see muutus ka, mis paigutub enam-vähem sinna aega, nii et anonüümsus ja nii edasi. Foto. Mis foto on? Foto on võimalus peatada aeg, surema 1920. algus. Rõnken, võimalus näha nähtamatuid asju. Autost pole üldse mõtet rääkida. See on kõik see aeg, kui Tšehhov kirjutab oma 3 õde. Need on need teemad, millest nad võisid, Tšehhov ja tema lähedased inimesed, rääkida söögilauas. Need on sündmused, need on uudised. See on see temaatika, millest tol ajal räägitakse. Ja vot nüüd tuleb sisse üks väga huvitav mõiste. See on progress, areng. Ja aru saab, muuseas,
vot seal on ju väga palju sõjamehi, on ju niimoodi, õigus, jah. Aga see ettekujutus tol ajal üldiselt tsiviliseeritud Euroopas valitsev arusaam on, et kogu see progress ja areng viib selleni, et, ja vot see on nüüd sõlm küsimus, me jõuame teiega aega, mida mitte kunagi varem pole olnud. Asju on rohkem, kui neid vaja on. Tegelikult, õigus, jah. Tuleb tuttav ette konveier, Chaplin, mäletate, jah, selle konveieri liini taga, kus ta seal jookseb. Ja nii edasi. Ja vot siit see arusaam, et viimane suur sõda Euroopas oli Preisi-Prantsuse sõda 1870-71. Ja milleks? Mingit vajadus. Ja mida? Mitte midagi. See aimdus, et võib järgneda midagi sellist nagu esimene maailmasõda ja nii edasi, seda üldse pole. Sõjaväeteenistus on midagi niisugust, midagi abstraktset, midagi, millel ei ole konkreetset niisugust väljundit millestki. No see on üks niisugune moment, millele pöörata tähelepanu. Ja vot nüüd, seal samas, vot see see muutus, areng ja nii edasi. Romanovite dünastia, 300 aastat veel ei ole, aga läheneb vot sellele samale suurele juubeli. Aga mida see tähendab? Tähendab, et mis puudutab poliitilist süsteemi, riigi juhtimist, siis kõik on nii, nagu ta 300 aastat oli. Ja vot seal jälle need paralleelid ka tänasesse. Kui meil on autoritaarne püramiid, siis väga palju määrab selle püramiidi ühiskonna olemust, see pea. Ja aastast 1894 on selleks Nikolai teine. Minu jaoks Nikolai teise olemus avaneb kõige paremini ühes tema paraatportrees, kus ta on riigi suure krooniga ja niisugune tunne, et see ongi talle lihtsalt suur ja toetub siia kõrvade püsti. Et kui sa talle küünarnukiga paned, siis see kukub. Et kuidagi see pilt iseloomustab niivõrd hästi seda inimese suhet selle riigiga, see kõik käib tal üle jõu. Südamlik, tore inimene, kõik käib tal üle jõu. Järgmine moment, sissejuhatava. Väga oluline, au, jah, duell. Duellid Venemaal on hoopis midagi muud kui enam-vähem samal ajal ka duellid Lääne-Euroopas ja mingis mõttes arvestades meie seostust saksa traditsiooniga ka ütleme siinsamas Tartus üliõppest nii edasi. Ma toon teile ühe niisuguse näite. Nimi, mis on teile kindlasti tuttav, Bismarck osales duellidel üle 30 korra. Üks väike kriim on. Ja. Kaitseülikonnad, maskid, desinfitseeritud relvad juba tolle ja praktiliselt on see rohkem niisugune, Venemaal vastupidi. Väga sageli Puškin, teie parun. Need duellid lõppevad ja mis on huvitav, nüüd ma ei hakka nende duellidel pikemalt peatama, aga kui kellelgi on huvi, otsige ülesse, on spetsiaalne duellide koodeks, Turasov on selle mehe nimi, kes huvi tunneb, Venemaal on ta uuesti mitu korda vahepeal välja antud
nii et seal leiate kõik need solvangute astmed, see on nii keeruline. Et kui te solvate sõnaga ja teoga ja teoga, näiteks ma ähvardan teid klaasiga heita, et kui ma ulatun teieni, siis on esimese astme solvang, kui ei ulatun. Teise astmed on ja nii lõputu. Kusjuures, mis on huvitav, et mida aasta edasi, seda leebemaks karistused duellide eest muutuvad. See ei ole erandlik juhus, see on väga tavaline juhus vene traditsioonis. Ja nüüd on üks huvitav moment, see on au ja arusaamad. Ja minu meelest kuskil seal 19. sajandi lõpus, 20. alguses jookseb ka mingisugune piir, väga oluline piir. Piir inimsuhete mingisugune piir. Ma tahan teile ühe näite. On hästi mahukad mälestused, mis kuuluvad Aleksander III aja peaministrile Vitele. Väga huvitav raamat, hästi põhjalik ja paks. Nikolaile ta ei sobi muidugi, väga huvitav mees. Kui tema ideed oleksid ellu rakendatud, siis oleks Venemaast kujunenud konstitutsiooniline monarhia, mis oleks võib-olla selle monarhia ka päästud, aga see on teine teema, spekulatsioon. Ja tema mälestustes on 2 niisugust lõiku, mille lugemine, ja ma ei tea, on ju vahel nii, et sa loed midagi ja sa nagu asetud selle inimese kohale ja mõtled, et kas sa saaksid või kas sa oleksid ka käitunud nii nagu tema. See on võimalik või see ei ole võimalik. Ja mõned kohad on sellised, et sa loed neid mitu korda. Sellepärast, et mälestuste variandis me ju kõik esitleme ennast natukene teisiti kui võib-olla ühesõnaga selge. Esimene neist. See võib-olla isegi ei ole nii oluline. Tähendab, see ei ole nüüd see hetk, mille puhul ma mõtlesin, et kas ma toimiksin samuti. Selle teise puhul te võite siis ka paigutuda sellesse rolli ja mõelda, kas te toimiksite nii nagu Vite. Esimene lugu on järgmine. Ta on juba peaminister ja õppides Moskvas ülikoolis kujunes neil välja sõpruskond, 4 inimest. Ja peamine ja tol ajal üldse väga oluline. Ma ei lugenud praegu uuesti Tšehhovi 3 ööde üle. Ma ei mäleta, ei seal kindlasti on, vähemalt mainitud on kaardimäng. Õigus, jah. Jälle vaadake, ma ei tea, palju meist veedab õhtuti aega kaarte mängides. Ja? Me vaatame Õnne 13 ja nüüd saanud. Aga tol ajal on see ju peamine ajaveetmisviis kaardimängud. Üks. Ja kujuned välja sõpruskond, 4 inimest. Ja tema on peaminister. Üks sõpradest on ühe Siberi suure kubermangu asekuberner. Üks on juhtiv kirurg ja 3 oli vist professor ja jurist tolleks ajaks. Ja nüüd ta kirjeldab oma sõitu mööda Venemaad ja jõuab sinna kubermangu, kus on tema see sõber. Ja saavad õhtul kokku ja vestlevad ja sõber ütleb talle, et kas sa tead, ma saatsin sellele mehele, kohe ma ütlen teile, mis mees see oli või kes ta oli.
ma saatsin talle 100 rubla. Milles siis oli asi? Ta oli pärit, see viitsekuberner, üsna vaesest perest. Ja võt Moskvas oli üks koht, söögikoht, kus käisid tudengid, valdavalt. Ja see söögikoht nägi välja nii, et seal oli suur lett ja see koht kuulus 2 inimesele, mehele ja naisele. Naine oli nii-öelda köögi poolel ja valmistas suuri lihavõileibu. Ja seal ei olnud rohkem mitte midagi. Ja mees seisis leti taga, käes oli tal 2 viinapudelit, kallas pitse täis ja selle söögikoha menüü oli võileib ja pits viina. Ja see maksis 10 korda. Puupüsti rahvast täis. Valdavalt veel kord tudengid ja kui inimene lahkus, siis ta ütles 3, 4, 5 ja vastavalt maksis 30, 45. Ja vahel, kui tudengitel raha ei olnud, sõid 4 võileiba ja 4 pitsi ja kõrvale, aga ütlesid 2. Ja võt see viitsekuberner oli mõned korrad toiminud nii. Ja nüüd ta ütleb Vitele, ei ole võimalik, et see omanik seda ei märga. Aga ta kunagi ei öelnud midagi. Mitte kunagi. Ja nüüd on möödas võib-olla 20 aastat. Seal tekstis ei olnud täpsustatud kui palju. Ja see viitsekuberner ütleb, ka seda ei täpsustatud, kas mõni aasta tagasi või millal saatis ta sellele mehele 100 rubla. Sest kui ei oleks olnud neid võileid, ma poleks ülikooli lõpetanud. Süüa pole midagi. Ja teine moment, seda nad arutavad seal koos. Nad olid ju nüüd jõudnud juba nii kaugel, et praktiliselt võimalust kokku saada samas koosseisus ja jälle mängida neil ei olnud. Ja milles nad olid omavahel kokku leppinud? Et ükstaskõik, kus keegi neist ei mängi suvaliste inimest, mõttes ta omistab neile oma sõprade nimed. No teeme niimoodi, et teie olete siis viitsekuberner, teie olete professor, arst ja teie olete jurist. Ja mängime. Ja ma kaotan, või nii on parem. Teie kaotate mulle 100 rubla, 200 rubla ja 200. Ja kui nad kuskil vanade sõpradega kohtuvad, nüüd ta kohtub üle pika aja selle viitsekuberner, siis nad klaarivad ka need vahekorrad veel. Ja mina ei tea, kui ma teile ütleksin, et teate, pool aastat tagasi te kaotasite mulle 100 eurot. Või kaotasin mina. Kas ma suudaksid? Teate, no, sina muidugi. Sa võid, võta, siin on 100 eurot ja 200, 300. Ma lugesin mitu korda seda kohta. Ma ei tea, kas saades kokku mõne oma hea kursuse kaaslasega, suudaksin ma ikkagi kuidagi. Ja seal pole mingit kahtlust, et jah, nii. See on see maailm jällegi, kus aus mingid kokkulepped midagi maksab. See on loomulik. No, ma ei teagi, mida teile sisse juhatavad kurinahalamp. Küll, andke andeks. Küsige midagi, kui oskan. Ma tahtsin täpsustada, kas nad siis nagu need, kellega nad päriselt mängisid, nad nagu klaarisid ju nendega ja siis nende oma sõpradega veel omavad. Topelt.
Neile nad muidugi ei rääkinud, Ja. nemad ei teadnud, et mis rollis nad tegelikult on. Et no saada veel mingi osa sellest, jah. Need on väga huvitavad mälestused, jah. Väga põnev mees, väga huvitav mees. Mul oli ka enne üks küsimus seoses nende duellidega, aga võiksin ise järele uurida, aga küsin praegu, kasutan võimalust, et millal üldse mindi vehklemise pealt püstolite peale? Venemaal üsna varakult. See on ju tulemuslikum. Tegelikult duellide traditsioon on suhteliselt hiline Venemaal, suhteliselt. Ja relvad võivad olla väga kummalised. Näiteks, võt jällegi, kui ei tea, siis ei pööra sellele tähelepanu. Näiteks sa loed kuskil tekstis, et keegi kutsus kellegi duellile küünlajalgadega. Me peksame üksteist siis küünlajalgadega. Miks küünlajalgadega? Aga siis tuleb välja, et üldine arusaam või kokkulepe oli, et kui keegi sulitses kaardimängus, siis teda peksti küünlajalgadega. Küünlajalg pole seal. Kaardimängu sulitempel tohutult. No tavaliselt oli nii, no neid on nii palju näiteid, ei hakka nendel peatuma, aga kui kogunes, see on Moskva. Väga huvitav raamat, mida ma soovitan teile. Nüüd on ta tõlgitud eesti keelde. See on ühe tolleaegse fantastilise ajakirjaniku. Aga mida tähendab tol ajal ajakirjanik? Kui ta kirjutab ja tahab süüvida kuritegeliku maailma, siis ta sukeldub sinna aastateks. Ja vot siis ta kirjutab. Kui ta tahab kirjutada millestki muust, siis ta kirjutab. Ja vot selle raamatu pealkiri, Giljarovski on autor, on Moskva ja moskvalased. Te võiksite, kui teil mahti on, lugeda seda raamatut, sellepärast, et siis te saate kätte selle linna, kuhu nad nii tahtsid sõita. Moskva. Mida see Moskva endas kujutab? Milline see on? No, kui koguneb juhuslik seltskond ja hakatakse mängima raha peale, siis saadeti teener kuskile putkasse, müügikohta, et ta tooks kinnise kaardipaki, et ei oleks mingit kahtlust. Muidugi see müüja oli ammu seal ära ostetud ja need kaardid olid siis märgistatud ja muidugi kinni. Siis on, ühesõnaga neid on nii palju, aga see on teine teema. Ja. Aga ma küsiks siis, et aga mis siis oli Moskva või et nagu see Peterburi ja Moskva vahe tol hetkel? Kõigepealt Moskva või Peterburi on ametnike linn. Vot jällegi, vaadake kui palju, seal on need kõik, kus nad töötasid kõik seal? Semstva valitsuses ja nii edasi. Mis te arvate? Võtame nüüd tingliku Semstva valitsuse. Teeme nii, et meie oleme Semstva valitsus, jah? Keegi on seal pealik ja nii edasi. Mis te arvate, millist tööd tegi valdav osa Semstva valitsuses töötavatest inimestest? Paberi mingi töö. Väga õige, paber on väga õige, jah. Aga mis nad tegid selle paberiga? Kirjutasid dokumentidele. Väga õige, loomulikult. Meie saadame ju teiega neid. Nüüd kujutage ette, see kolossaalne impeerium, jah, võetakse vastu kas või kubermangu tasandil, linna tasandil. Mingisuguseid otsuseid, neid on ju vaja kõike tiražeerida. Vot see on, kus te seda tüüpi leiate, see on see Dostojevski väike ametnik. Väike ametnik. Teate, kuidas ta välja näeb? Tal on ju need, kuidas neid nimetatakse, kätikud või? Jah, et ta ei kulutaks ära. Ja nende ametnike kohta öeldakse, ta ei kõla eesti keeles nii hästi. Ma püüan ta kuidagi tõlkida. Ta töötab terve elu. Ja mis on tema unistus? Et kui ta läheb pensile, et ta saaks koguda nii palju raha. Ja nüüd, verbid on väga olulised.
mitte õmmelda endale uus sine, vaid ehitada uus sine. Ehitada. Tohib küsida, kuidas see vene keeles kõlab? Ongi построить. Построить. Не шить, а построить. Vot need on nüüd, see on. Ja vot see meile ütleb, et inimese unistus oli ja saada professoriks kuskil, oli ju, õigus. Aga lõpetab seda. See on see. Nüüd Peterburi aristokraatia. See on Peterburi. Palee, need on Moskvas ka. Moskva keskne kuju on kaupmees. Moskva on Aasia, Sankt-Peterburg on Euroopa valdava. Kogu oma selles mentaalsuses ja nii edasi. Nii et nende linnade vahe on väga suur, väga erinev. Selles samas raamatus, mida ma soovitasin, leiate just need Moskvad iseloomud. Köök on Moskvas muidugi tunduvalt vahe. Suurvürstid sõitsid Moskvasse, sellepärast, et Moskva köök on parem. Moskva köök on peamiselt parem seetõttu, et Moskva vesi on parem. Aga vesi on väga oluline. Tsaari lauale toodi Moskvas küpsetatud saiakesi, mis läksid ahjus kohe jää vahele ja saabusid siis Sankt-Peterburi näiteks. No võib-olla 2-3 lauset. Nikolai II, kes siis loob või kelle kujundatud on kogu see mentaalsus. No ilusamad või paremad isa ja abikaasat on raskem leida. Ta ongi, kuidas see on, kui ta oleks sündinud sinna samasse provintsi linna, väike aadlikuna, siis see oleks kõige õnnelikum inimene. Ja talle nagu taevast langeb koormana see hiiglaslik riik. Ma olen lugenud tema päevikud läbi. Ma ei ole igavamaid päevikuid. Seda ei ole mitte midagi. Aasta kokkuvõtted on lasin 7 varest, 3 kitse. Vene-Jaapani sõjast on 1 lause. Lõunasöögist võttis osa vürst see ja see, ta tuli rinde. Ja ka Vene-Jaapani sõda, vaadake, üksik inimese roll ja Putin täna ja nii edasi. Jaapan, kuskil pärapõrgus, kaug, mida sõdida Jaapaniga? Miks? Aga troonipärjana saadetakse Nikolai ümber maailma reisile. Ja alustab siis idast ja esimene riik, mida külastab, on Jaapan. Ja Jaapanis virutab talle üks Jaapani ohvitser mõõgaga vastu pead. Õnneks nii, aga mitte nii. Aga see löök oli nii tugev, et tal tekkis siia luu paksenemine. Ja kui 5. aastal Venemaal ilmusid karikatuurid tsaari kohta, siis seal on alati talle niisugune muhk pähe joonistada. Ja nüüd kujutage ette. 2 siis argumentatsioon. Osad inimesed ütlevad, et jaapanlased, mine me seal sõdi. See on majanduslikult absurd, mõttetu. No ja siis leiduvad alati kindralid, kes ikka tahavad sõdi. Ja kumma poole siis argumentatsioon on Nikolaile meelepäras, pärast seda. Ja vot sealt tekib see väljend, mida me eesti keeles kasutame. Mütsiga lõõma. See on see aasta. Zakidaem šapkami. Mis
ja jällegi on ju kirjutanud oma 3 õde Tšehhov pärast seda, kui juba on toimunud Nikolai teise kroonimispidustuse. Nõukogude ajal ju räägiti, et rahvas kutsus teda veriseks, sest ta surus maha revolutsiooni, mitte midagi sellist. Veriseks kutsuti teda sellepärast, et tema kroonimispidustuste käigus leiab aset ju tohutu katastroof. Moskva lähedal, miks Moskva, sellepärast, et kroonimised tavaliselt, traditsiooniliselt Moskvas, Kremlis, Uspenski katedraalis ja Moskva lähistel suured väljad, Odünka väljad, kus toimusid sõjaväe manöövrid. Ja seoses tsaari kroonimisega valmistati või koostati 400 000 pakki. Seal olid pähklid ja mis seal kõik olid. Tsaari vapiga kruus ja igasugused asjad, jagamaks seda lihtrahvale. Kogunes üle 1 miljoni. Ja lõpptulemusena tallatakse surnuks 100 inimesi. 1000 haavad. Sealt tuleb see verine Nikolai teine. Ja nii edasi. Palun, kui on midagi. Tahtsin selle nüüd see Vene-Jaapani püüa kuidagi formuleerida. Et seda oma mõttekäiku, mis tegelikult haakub selle 3 õega ka. 3 õe tegevus, see on see linnakene, kus on see sõjaväe osa, kes on sinna tulnud ja keegi on Moskvast ja keegi mujalt. Mis on alati tohutu sündmus. Väga suur sündmus just. Ja üks hetk nad siis lahkuvad sealt, eks ju. Ja minu küsimus ja see mõttekäik on kuidagi sellest meie tänasest päevast ka ajendatud, kus me oleme nüüd aru saanud, et juba praegu, eks ju, et suurtest linnadest ei taheta sõdureid saata, eks ole, Ukrainasse sellel ilmselgel põhjusel, et vältida nende emade rahutusi või ütleme, et kui nad on kuskilt kolkas, siis vaevalt, et need protestid kuigi kaugele jõuavad. Ja nüüd teisipidi, siis selle Jaapani sõda ja Vene-Jaapani sõda oli üks, et need põhjused oli ikkagi rohkemad kui see mõõgaga pähe saamine. No loomulikult. Et see on see üks nendest, au küsimus on üks, aga poliitika oli ju sama auto, ehk siis see üks poliitiline vahend, mida venelased on kasutanud, seda nimetatakse siis see väike võidukas sõda. Eks ju, et võib-olla kommenteerida siis seda väikse võiduka sõja kontsepti üldse natukene ja siis, et just, et see, kuna see on ju selle sama 3 õe tegevusaja läheb, 1905 ja neid sõdureid veel, aga siis ka seda, et kuidas need sõdurid võisid liikuda, et kas ka siis oli näiteks niimoodi, et kas ma võin fantaseerida näiteks, et see väeosa sealt läheb ka ühte väiksesse võidukasse sõtta või ta läheb lihtsalt teise kohta? Ei, ta läheb sealt teise kohta, sellepärast, et ta läheb ju Poola. Ja Poolas ju mingit sõda ei ole. Poola on muidugi ooper omaette, sellepärast, et Vene traditsioonis poolakad ja pärast Poola ülestõusu 1831-32 keelatakse poola keeles rääkimine. See on Nikolai esimene aeg. Üldse, kui te tahate otsida paralleele tänasele päevale, see on paljus Nikolai esimesele. Putin mõtleb nii nagu Nikolai esimene. Täpselt samuti. Nikolai kaotas igasuguse arusaama reaalsusest ja lõpptulemusena Krimmi sõda ja täielik häving, kus tekib see lause, Venemaa on hiiglane savi jalgadel. Krimmi sõda, Nikolai esimese aeg. Aga vaadake, vahe. Toon teile niisuguse näite. Sankt-Peterburis talvepalees aasta jooksul toimus 3 suurt palli. Erinevates ruumides, erineva arvu külalistega ja nii edasi. Nüüd, nendele pallidele, suurtele pallidele, seal oli umbes 1200 inimest külalisi. Sinna kutsuti ohvitserid, kindralid. Võtame praegu ainult sõjaväes. Koos abikaasade ja tütardega, aga mitte kunagi poegadega. Väga tähtis.
kindral kutsutakse abikaasaga ja koos tütrega. no mida pall tähendab? Natasha esimene pall, jah. nüüd aga, pall on ju tants. esimene tants oli alati polonees. Saar alustab ja nii. no ei saa ju nii, et kui te nüüd võtate pallist osavõtjate sooline koosseis, siis naisi tunduvalt rohkem kui mehi ja need naised seisavad siis seal kuskilt seina ääres. no ei tule üldse kõne alla. mida siis tehti? suvalisele polgule, no valdavalt need olid kõik kaardiväe polgud, mis paiknesid Sankt-Peterburis, kuulsad vanad polgud. Neile anti käsk saata pallile näiteks 200 ohvitseri. ja ei olnud küsimust ju selles, et nad ei osanud tantsida. Tantsida sel tasemel, no mitte nagu vaid kõiki neid tantse, valssi peetud üldiselt veel kergemeelseks tantsuks. kõik suurvürstid nad ei tantsida, põhimõtteliselt. mida see meile ütleb? see meile ütleb, et ohvitseri kasvatus, kuulumine ohvitserkonda tähendas midagi. reeglina nad olidki aadlikud ja see kasvatus eeldas ka käitumist, kõike seda, mis sellega kaasneb. ja nüüd kujutage ette, kui provintsilinnas on see väeüksus, jah, see tähendab ju, et te saate korraldada palle, teil on vestluskaaslased, teil on. ja kui see väeosa lahkub, siis koos sellega kaob ka suur osa sellest seltskonnast ja sellest atmosfäärist, mis oli nende poolt kujundatud. aga mis puudutab neid väikseid võidukaid sõdu, siis see ei ole ju iseloomulik mitte ainult Venemaal, aga läbi terve inimkonna ajaloo. me ju tahame millegiga ennast alati samastuda ja see paistab ju olevat kõige mugavam viis kuidagi meid lollitada, meiega manipuleerida ja nii edasi. nii et seda loomulikult. muidugi seal olid igasugused muud põhjused. aga miks Nikolai võtab selle otsuse vastu? see tuleneb väga sageli niisugust isiklikust. nagu tänapäeval Putin veendunud, et Ukrainat ei pea olema ja aga nüüd see armee, eks ju, kus on ohvitserkond, on siis aristokraadid ja aadlikud. ma lihtsalt, et kui vaadata ajaloos nagu edasi, läheb veel, no läheb 15 aastat või 17 aastat, on aastal 1917 ja tegelikult see armee läheb nagu ju pooleks selles mõttes, et osadest saab Punaarmee ja osadest valged. mille järgi need valikud tehti või kuidas? no need valikud nagu ikka, siin on nii juhus, vajadus ja nii edasi. see on Trotski idee, see on Trotski idee kasutada. käib ju sõda, käib sõda väga paljus ja inimeste ettekujutus, no mis on patriotism, mis on kodumaa, mis on kohustus, no väga erinevad. aga meie vaatevinklist või hilisema ajaloo vaatevinklist polnud ju vahet, kas keegi valis valgete poole või punaste poole. Nõukogude ajal sellest ju kunagi ei räägitud. väga paljus selle võidu punastele, see baseeruski nendel teadmistel, sõjalistel teadmistel, mis olid nende endistel tsaari ohvitseridel. no Tuhatševski näiteks. Need ju kõik löödi maha. kõik, praktiliselt 100%. seal on erandid, üksikud. alati on erandid, et kuidagi ühesõnaga. nii et ei ole sellest ohvitseri korpusest järele mitte midagi. traditsioone mitte midagi. see kõik hävitati. ja hävitati ju lõplikult. siin on väga huvitav niisugune pisikene nüansikene. vot kui nüüd Stalin mõistab, et ta võtab ju kõik vana Vene, juba see tema lause, jälle pöördumine Vene rahva poole ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. tulevad ju 43 tagasi pagunid. kodusõjas, see oli peamine eraldusmärk valgete ja nii-öelda punaste vahel.
kõik filmid, kõik vastikud valged ohvitserid. nii et seal on isegi kurioosumid, et Nõukogude sõdurid ja ohvitserid, kes olid sattunud sakslaste kätte vangi, ütleme 41-42. ja kui Nõukogude väed need vangilaagrid vabastasid ja need nägid neid pagunitega ohvitsere, nad olid täielikus segadus. Nad arvasid, et need on valged, kus need on tulnud. Nii et jah, neid ei ole, aga ohvitserkond on hoopis midagi muud. Ja. Inimene mundris, see on hoopis huvitav teema. Meie ju teiega tänaval eriti inimesi mundris ei kohta. Nõukogude ajal, Tartus, no iga 10, kes tuli vastu, oli võib-olla mundris. Siin, no teie teate, Tudaevisse suursõjaväe osa ja mis siin veel oli. Tartu kuulus ka nende linnade hulka, kus välismaalased ööbida ei tohti. Võib-olla nooremad inimesed seda ei tea. Mis pärssis ju väga paljus ülikooli tegevus, rahvusvahelist. Aga see on teine asi. Ja inimesed mundris see, kust see tava, raudteelased mundris, mesinikud mundris, metsavaid mundris, see on Nikolai esimene. Tema ta tahtis isegi vastavalt meeste mundritele kujundada naiste pallikleidid. See on venekeelne sõna edinoobrazije, ühe sarnasus. Aga sinna kõrvale, et korra käis läbi, et Irina läks sinna telegraafi ja läks linnavalitsusse, aga mis need väljavaated või missugused kuvandid nendest väljavaadetest ühele tavalisele naisterahvale tolles hetkes olid? Võib-olla siis kahepoolne küsimus, et oled sa nagu aadliku tütar või oled sa nagu Natasha lihtsalt niisama? Jah. No see valik number 1 on kodu muidugi, selle kodulapsed ja nii edasi. Ega siis, ja kui me võtame nüüd aadlistaatus, siis see oligi, no me peame ju silmas pidama, et kogu see majapidamine ja see kodune majapidamine, see oli ju üüratult suur. Ja kui sinu teenistuses oli kellel rohkem, kellel vähem, aga jõukatel vene aadlikel neis võis olla ka 1000, talupoeg oli lõputult, jah. Siis kogu selle majapidamise juhtimine ja selle korrashoid ja selle dirigeerimine, see oligi naiste üles. Vaesematel inimestel, no see valik oli, no mis ta siis võis olla, hariduse juurde pääses naisi suhteliselt vähe, ka kõrghariduse juurde. Teate, et see oli peaaegu erandlik, võt seesama, kus Lenin hiljem oli, see Smolni aadli neiude kõrgkool, neid oli suhteliselt vähe. No ja me teame ju, et sajandi vahetus ongi just see murrangu aeg, kus naised hakkavad kõrgharidust omandama ja nii edasi. Kõik need liikumised, kogu see feministlik liikumine sünnib enam-vähem kuskil seal. Venemaal suhteliselt aeglaselt võrreldes Lääne-Euroopaga ja nii edasi. Ja vaadake, kui huvitav see on. Jällegi, Tšehhovi aeg on juba natukene sellest edasi läinud, põhimõtteliselt, aga võt me teiega nüüd lõpetame varsti. Ja ilm on vilets ja ma huvi pärast seisin Rüütli tänava alguses ja vaatasin sinna, seal polnud ühtegi inimest. Aga tõenäoliselt, no mõni tuleb vastu. Ja midagi pole parata või vastu. Rõõm on, et valdav osa neist, kes meile täna Tartus tulevad 2 jalal vastu, on inimesed. No seal on erandeid, aga valdav. Aga kui me hakkame mõtlema, see teadmine on ju nii uus. Ega siis need, kes 2 jalal Roomas vastu tulid omal ajal, ei pidanud ju inimesed olema. Need, kes tulid absolutismi ajastul vastu 2 jalal, ei pidanud ju inimesed. Üks
Prantsuse autor kirjutab, et inimene algab tiitlist parun. Venemaal päris orjus, jätame Balti kubermann, 1861. Natuke aega on mööda. Mul ei ole sellest ajast andmeid peas, aga ma ütlen teile seisuga 1830. Venemaa elanikkond 52 miljonit ja hingede omanikke 270 000. Ülejäänud päris orjad. Vot kus see mentaliteet, jah? Kus see kujub. Nii et see määrab ka väga paljus neid inimsuhteid. Jah? Seal on see vana njanja, kes pole kellegi asi. Nii et see on ka omaette niisugune väga paljus inimsuhteid mõjutav taak, mis pärineb sellest päris orjusajast. Kindlasti mõjutab inimsuhteid läbi. Kuidas see võis nagu seesama, see vahekord, mis siis on praegu välja öeldud, nende päris orjade ja India omanike vahel ja siis mingisugune hall ala seal vahel võib-olla, aga et siis, kui me püüaks fantaseerida selle kontingendi kvaliteeti või mis mulle selle musta kasti lavastus juures, et kes ei ole näinud, et tõesti selle esietamise jaoks selle arutelu midagi tuli nagu öeldi, et seal on nagu kõik suht nagu nõmedad inimesed. Nad on nagu ka sümpaatsed, aga nad on kõik ikka erakordselt nagu No nii palju, kui mina tean, Tšehhov seda oma arust kirjutas komöödia. Aga ka muidu, et ka Tšehhovi teistes või ütleme tema novellides ja muus loomingus ikkagi tihti tuleb seda ette, et see mandumine mingis sellisesse kohta sattudes ikkagi nagu kipub tulema, et ole see just kõik kui utopistlik arst või midagi muud, aga lõpuks sa ikkagi mängid kaarte ja jood rahulikult teed, ükskõik mis seal õues toimub või kuskil muus kohas. Et äkki on selle kohta ka midagi kommenteerida, see, et milline see mentaliteet seal siis nagu valitseda? No kõigepealt ja siin on mitu tegurit. See erinevus, tinglik erinevus, kui me võtame provints Prantsusmaal, provints Inglismaal ja provints Venemaal, siis need on kaks erinevat nähtust, mis on juba määratletud nii sellest ääretust vahemaadest, mis mingid provintsilinnad väga pikkadeks perioodideks ju isoleerivad ülejäänud pealinnast või kahest pealinnast ja nii edasi. See on juba üks väga oluline erinevus, mis puudutab provintsi olemust. Jah, provints on hoopis midagi muud. Ja provintsis valikud, jällegi, me võrdleme tänase päevaga. Meil on ju põhimõtteliselt kätte saada kõik see, mis toimub suurtes metropolides. Avame teleka, vaatame Londoni paremate teatrite, ooperite tükke. Tol ajal, see on hoopis teine elu, teine maailm. Provints, vot sellepärast veel kord, see väeosa saabumine on sündus. Nii oluline, midagi juhtub, midagi. Üldse, vot see on nüüd väga oluline. Suhtlus on ju kogu aeg silmast silma. Ei ole helistamisi, ei ole meile. Seega vot need või see soov pidevalt olla koos, suhelda, need kontaktid, see on hoopis midagi muud. Lakkamatult käiakse külas. Me ei käi tänapäeval eriti külas. Kusjuures nõukogude ajal käidi väga palju külas. Sest ei olnud seda neutraalset territooriumit. Kohvikusse ei pääsenegi, polnud neid kohti üldse. Käidi külas. Küll oli hea tulla, sest ei saanud ka ette helistada. Juba ukse taga, isaka inimesena ikka kell 3 öösel sisse. Ja veel viinapudel ka käes. Nii et
provints, ma unustasin selle küsimuse alguse ära. ei no see ikkagi õige. Aga ta on, jah. Sellest mentaalsusest, et üks on see, et see. No ja kuulge, see on väga õige ja kui inimesed lakkamatult räägivad, siis nende rumalus tuleb ju esile. Siis me loeme, mida nad selle. See suhtlus, see jah, see on hoopis midagi muud. Aga probleemid on ikka samad väga palju, see on ju nii. Kui me jätame mingid detailid kõrval, kas oled telegrafist või oled see või oled teine, aga see kogu häng ja kõik see. Ja see tunne, et sa pole ennast ikka realiseerinud. Aga ütleme selles näidendis on nagu kaks, või no seal on muidugi rohkem, aga kaks kogu aeg nagu läbivat nagu kaks teemat, üks on see Moskvasse, eks ju. Minema. Jah, no minema jah, aga just Moskvasse, mitte Peterburis, ikka sellesse külduslikku Aasia pidudega. Aga teine on see mitmel tegelasel see tohutu nagu eietamine sellest, missugune elu saabub tulevikus. Et läheb 10 aastat või 100 aastat või 500, vaat siis, kus tuleb elu. See ongi, mitte keegi ei eietanud nii sajandi alguses. Tolstoil ei ole neid eietis. Need ongi need, mis baseeruvad sellel, mida ma natukene püüdsin avada. Just sellel, et kõik muutub kolossaalse kiirusega. Kujutage ette, seesama, no võtame näitena auto. Alles keegi käis laternaga ees ja auto sõitis järgi. No umbes. Ja möödub ju seal 10-15 aastat ja kui te vaatate tolleaegsete sajandid, no juba kuskil natuke küll Tšehhovist hiljem, aga autode kiirused on juba 100-120 kilomeetrit tunnis ja nii edasi. No. Alles see lennuk vaevalt sealt paar korda hüppas ja siis lendas kokku. Ja juba lendab. Juba tõmmatakse traate talvepaleesse igal pool telefoni. Telegram. Kuidas saab? Võt see on jällegi väga huvitav sellega, natuke see näited ikka küll haakaga need taustad. Nikolai ja tema lapsed. Ja kui lõpuks sünnib poeg, on nüüd natukene hiljem 1904, Aleksei. Ja üsna pea selgub, et ta on haige, hemofüülia, see, et veri ei hüübi. Tol ajal juba, kui ta lõikas või sisse näiteks, sellega saadi hakkama, sisemised verejooks. Ja võt seal on üks niisugune hetk, ma võtan hästi ruttu kokku. Et seesama Rasputin, jällegi, kas te kujutate ette midagi sellist kuskil õukonnas, Londonis, välis, võimalik ainult Vene, mis on jurodiivi, see on midagi niisugust, mis on ainuomane õige usule. Muuseas, see jällegi haakub selle maailma õige usu traditsioonis, inimene ise pühakirja ei loe, tal ei ole antud aru saada, papp seletab talle, jah. Võt siit see usk võim ütleb sulle, mis on õige. No võt see sama Rasputin. Lõpuks õnnestub tsaarile selgeks teha. Tuleb minema saadetakse. Pärineb Tabõlski kubermannust, 1000 kilomeetrit eemal. Tsaar on jahil. See on Belovežskaja pušša. See on tänapäeva Poola Valgevene ala. Seal elab Euroopa piisov. Juba tol ajal looduskaitse. Tsaaril lubatakse lasta. Ja võt seal juhtub selle poisiga õnnetus. Ta astub paati. Ja nagu sageli, kui sa astub paati, paat sõidab eest ära. Kukkus. Järgmisel päeval temperatuur seal üle 40. Sankt-Peterburist juhtivad professorid koha peal. Keegi lootust ei anna. Tsarinna meeleheitel. Ja nüüd tuleb sealt Tabõlskist telegramm. Telegramm saab terveks. Üks lause. Loomulikult keegi telegraafiga informeeris teda.
ja ta läks ilmselt, mina ei näe teist seletust, lihtsalt vabank. Ei saa terveks, noh, niikuinii istub seal Tobolski. Ei järgmine päev terve. Ja pärast seda Tsarinna juba, no, mitte keegi ei suuda selgeks, mitte keegi. Jällegi kirjavahetus, ma olen nende kirjavahetust ka lugenud. Sa läheb avama tuumaistungit. Tsarinna ära unusta enne minekut kammida juuksed tema kammiga. Tütrel ühel neist oli mingi suhteliselt kerge günekoloogiline operatsioon. Tsaar nagu enne operatsiooni veel vestleb tütrega, tol ajal juba kõik steriliseeritud ja nii edasi, kõike seda juba teati. Ja järsku kirurgid tulevad ja näevad tüdruku kõrval on mingi kalts. Õudusega tsaar, mis see on? Ärge muretsege. See on Grigori Jefimovitši vest. Rasputin. No, selline maailm. Ja samas, see tohutu progress. Kõik muutub. Ühe põlvkonna jooksul on või paarikümne aasta jooksul, vot veel kord täituvad, mida lihtsalt unistus. No see, et see jutt läheb kaugemale, see muutub või see unistus, see muutus leiab aset just nimelt siis, 19 lõpp 20. alg. Kõik need aparaadid, need on lihtsalt edasi arendused, aga see murrang on seal. Ja muidugi see pidi inimesi mõjutada. Muidugi. Keda ärevaks muuta? Kellele mingeid lootusi? Millal sünnivad, millal tekib ulmekirjandus? Jules Verne. Millal? Umbes. Kuhu te paigutaksite? Need kõik. 19 sajand. 19 lõpp on ju nii. Venemaal Beljajev. Millal see? Siis. Keegi midagi sellist. Noh, Gulliveri lood on jah, aga midagi niisugust. Vee all ja kuu peale. Sellepärast see usk ja üldiselt usk on just nimelt helgesse tulevikku põhimõtteliselt. Sellepärast, et jah, sellel tasandil sõditi asjade. Nüüd on neid nii palju, kõike on palju. Tehnika lahendab kõik inimeste ees olevad probleemid. See oli see üldine arusaam, jah, nii see on. Meie mõtleme ka tulevikule, aga natuke teisest variant. Aga selle heietuse siis kõrval mõnel siis helgemal hetkel seal mõnel tegelasel on siis ka ikkagi lause, et no vaat ja siis vaatame tagasi selle praeguse elu peale või tulevased mõned vaatame, et no küll olime ikkagi noh, tühmid ja mudased. Aga kuidas, et kas, kuidas nagu see vaade nagu seal samal Venemaal sel hetkel, kas oli ka seda noh, nagu vaadet, et küll on ikka mõrgas? No kindlasti oli. Aga nende vaadetega on ju alati nii, et hiiglaslik riik, erinevad inimesed, erinev haridus, üks asi provints, teine asi kõrgintelligents, aadelkond. Väga paljud inimesed näiteks said aru just nimelt ühelt, et see poliitiline süsteem ei saa nii jätta. Ei suuda üks inimene otsustada kõike põhimõtteliselt või võtta vastu lõplikke otsuseid. Jah. Reform on vaja, muudatusi on vaja. Muuseas, Vene peaminister pärast Vitet, väga huvitav inimene, Stalõpin, ma ei tea, kas see nimi ütleb teile või midagi. Tema üritas lõhkuda, see on jälle üks huvitav. Nii palju erinevusi, meil ei ole aega ja ma piinan teid ja nii edasi. See piinab mind ja ikka pean jaurama ühte juttu. Võt, kui te võtate ühe põhilise erinevuse
Lääne-Euroopa ja Venemaa vahel. Neid on väga palju. Siis üks on Vene. Millest see tuleb? Alustame kõige lihtsamast. Inimene läbi pikkade sajandite, peamine tema elatisvahend on tulnud maast. Kui te võtate nüüd tingliku Lääne-Euroopa, kõik väga tinglik, siis ütleme, et ühe põllumajandushooaja jooksul te suudate kasvatada 5 porgandit. Venemaal keskeltläbi klimaatilised tingimused on viletsamad, 2 porgandit. Teeme nii. Alati on olnud neid, kes söövad porgandeid, aga kasvatada ise ei taha. Nimetame neid võimuks. Ütleme niimoodi, siin on võimul oma eksistentsiks vaja 1 porgandit. Võtavad ära, no vastik on, aga 4 jääb alles. Siin võtavad ka 1, jah, aga see on 50%. Õigus, on ju, jah, päris palju. Nüüd, kui me ei ole teiega laval ja ei vaata mõnda filmi, siis mida inimesed teevad, kui keegi tahab neilt porgandi ära võtta? Jooksevad minema, on ju niimoodi. Venemaa avarused tohutud, jah. Võimul on porgandeid vaja. Mida võim teeb? Võim on alati erakordselt nutikas. Et koguda meie kõigi käest porgandeid on väga tüütu, väga tüütu. Ja Venemaal talupoegadest moodustatakse kogukonnad. Kogukonnad. Mind ei huvita, kuidas te seal toimite. Mina tahan saada teie käest 20 porgandit. Kuidas te teid ise jagate? Teie asi. Kollektiiv. See on oluline. Ja see loob ka selle mentaliteedi. Te näete seda igal pool. Ma võin siit edasi minna veel kord, ei ole aega. Kui te sisenete suvalisse ajaloomuuseumisse Lääne-Euroopas ja lähete saali, millel on silt 13. sajand, keda te seal näete? Riike, on ju, individuaalsus. Kas Venemaal ajaloomuuseumis te näete riiklit? No ei näe. Ja siit tulevadki 2 väga olulist juurt, mis määravad Vene mentaliteedi ka sellel tasandil, ka nende inimeste tasandil, kes teil seal näitemängus tegutsevad. See üks juur on tatari mongoli ike. Sealt tuleb väga palju see mentaliteet, mis seondub kogukonnaga. Hobune on olulisem kui inimene. Ratsanikke leidub alati. Ja teine väga oluline, see on tutsants, see mentaliteet. Sealt tuleb väga palju bluffi, sealt tuleb muud arusaam. Ja sealt tuleb ka see arusaam, et selles vahekorras võim ja vaim, võim alati domineerib vaimu. Vaim ei ole kunagi võimule olnud võrdne partner. See on see maailm kõige laiemalt, mis iseloomustab siis seda üldist niisugust mentaalset tausta. Aga kas ma olen nagu õigesti aru saanud, et kuigi see aadelkond nagu hävitati, see nagu nostalgia on siiski püsinud? Ja nagu niisugune püüd, kas läbi poliitbüroo või need oligarhide seda uuesti luua on nagu... No see on kõik pseudo. No ütleme siis niimoodi, et see oli eriti populaarne 80ndate lõpp, 90 aastati kõik need aadel, seal igasugused kogud ja nii edasi. No kui üldse mõni aadlik on olemas tõeliselt, siis ta elab teie linnas, nagu te teate. Paljud teised on nagu nad on. Aga ega neid suguvõsasi nagu Peetril, no neid Venemaal on võib-olla 5, mitte rohkem, jah. Aga see selleks. Nüüd, mis puudutab, siis ma ei tea, järsku hakkas kuskil silma, sellest on vist nüüd 2 aastat möödas, kui Sankt-Peterburis abiellus üks mees, no väga noor ta ei olnud, ühe naisega, kes oli natuke noorem ja see mees on siis osade poolt peetav Romanovite praegu siis selle dünastia enamus Vene monarhiste sellega ei nõustu. Ja miks nad sellega ei nõustu? Sellepärast, et Aleksander I ajal
võeti vastu seadus, millega keiserlik perekond täieneb ainult abiellude kaudu kroonitud valitsevate dünastiatega. Vot miks olid nii hinnas need väikesed saksa vürstiriigikesed, olematud, aga need olid valitsevad dünastiad. Et ainult need liinid, jah, ilmalikult on need abielud aktsepteeritavad, aga dünastiliselt mitte. Näiteks kui abiellub, vot seesama vürst Jussupov, kes osales Rasputini tapmisel, tema abiellub suurvürstinna Irinaga ja suurvürstinna Irina oli dünastilises järjekorras kuskil 300. kohal ja pärast seda abielu pidi ta ka kirjutama alla dokumendile, loobudes oma sellest kohast, sellest järjestuses. Nii et tulenevalt siis tõeliste monarhistide seisukohalt tuleks toimida nii, nagu aastal 1613, kui Rurikovitšite dünastia sai otsa, kokku kutsuda aadlikogu ja valida Venemaale uus monarh. Kandidaat on olemas. Oli naljaks. Kes tahab ära minna? Minul on tudengitega ammu kokkulepe, et kui mina lõpetan, lähen ma ära ja kui nemad on kõik ära läinud, siis ma mõne aja pärast saan ka aru, et peab lõpetama. Nii et täiesti vaba. Minul ei ole kiiret kuskile, ma jään täna Tartusse. Ma kasutan teid ära. Mul tekkis küsimus sellega, et stereotüüpne arusaam on see, et vene rahvas on väga jumalakartlik ja vägagi religioosne ja usub väga palju Kristusesse ja Jumalasse. Et kui siin algselt oli juttu sellest, et aastal 1900 oli veel mingisugune au ja iga sõna luges ja kõike niimoodi, et kas see Jumala usk ka sellel ajal oli palju tõsisem, kui ta näiteks on tänapäeval, kui seda tehakse nende formaat? No kindlasti oli, pole kahtlustki. Nikolai teine oli väga usklik. Noh, palju see määras, vist mitte ükski päev ei jäänud tal vahele, et ta vähemalt tund ei olnud Jumala teenistusel. Muidugi. Väga paljus see tulenes, no jällegi, see ei ole mingi seletus, sellepärast, et sügavalt usklikud on väga haritud inimesed ja mitte usklikud või Jumalat eitavad ka hariduseta inimesed, aga me peame ikkagi arvestama, et mis puudutub üldse aru saama maailmast, siis see väga paljus oligi arusaam, mille oli selle inimeseni toonud kohalik küla papp, kes talle seletas, kes talle rääkis ja nii edasi. Jah, muidugi. Aga kui võtta nüüd arvesse seda, et hüppeliselt suur progress toimus aastal 1900, kui palju see võis kõigutada venelase arusaama maailmast, mida papp on nii-öelda siis talle kõnelnud? No ma ei usu, et ta laiade rahvamasside ettekujutust kuidagi muutis. No neid on väga huvitavaid kirjeldusi, see on kuskil, ma arvan, aasta 1910, 11, 12, kui hakkavad toimuma esimesed kuidas seda nimetada, sõidavad, kes kiiremini jõuab Moskvast, ütleme, Sankt-Peterburi. Autovõit, nagu rallid meie mõistes, ütleme siis niimoodi. No siis osavõtjad kirjeldavad, millist õudust nendes külades tekitab auto nägemine. No kõigepealt hobused jooksevad laiali, külamehed löövad risti ette ja nii edasi. Nii et just nimelt arvestades nende provintsilinnade raskesti kättesaadvust progressile, muidugi seda massi see ei mõjutanud. Vot see on mida ja milles eksib mingis mõttes ka teile kõigile tuttav Yana Toom, kui ta näiteks teatab, et jah, need sanktsioonid või midagi, et
Vene inimesi see praktiliselt ei puuduta. Välispassi omavad ainult selleks, et välismaale sõita, on Venemaal vaja välispassi. 20% inimestest, 80 pole kuskil kunagi käinud ja midagi näinud. Aga veel kord, tegelikult kogu neid muutusi, täpselt nagu 17. aastal. Ühes provintsis ju kõigepealt midagi ei toimu. Siin on ainult, mis leiab aset Moskvas ja Sankt-Peterburis. Tol ajal Sankt-Peterburis ja Moskvas. Ja see määrab. Nii et nii palju sellest progressist ja selle mõjust. Ei, muidugi mitte. Aga ja kui te vaatate klassika, esimesed niisugused tõsised protestid, uue nõuded, need olidki muuseas samal aastal, 1900-1901 tudengid. Moskva, Sankt-Peterburi kõrgkoolide tudengid tänavatel. Sest nende jaoks see muutus, mis maailmas oli aset leidnud ja toimus ja see kinnistunud kogu see süsteem. Alati on väga raske üldistada. Te näete ju, et teie väikeses provintsi linnakeses on need inimtüübid nii erinevad. On ju, nende arusaama. Ja väga sageli me tahame kuidagi üldistada. Tol ajal peaaegu 150 miljonilist riiki. Eri rahvad, eri mentaliteedid, eri arusaamad, eri usud, maailmavaated. Jah, palun. Aga teile ei tundu, et tänapäeval siin Tartus ka võiks levida oblomibism näiteks? Kindlasti, loomulikult. Mis ta ainult levita juba on kohal. Muidugi. Inimtüübid on ju kõik sama. Vaadake, mida on läbi inimkonna ajaloo tehtud, võimu ihast tuleb. Kõik. Kättemaksus, ihad, kõik on ju samad. Nende realiseerimisviisid on teised, aga põhimõtteliselt. Miks maailm on muutunud ohtlikumaks võrreldes tolle aja maailmaga? Sellepärast, et maailmas alati eksisteerinud hullusel oli tol ajal piiratud vahendeid oma soovide ja tahtmiste realiseerimiseks. Tänasel päeval on nupp. Tol ajal keegi läks hulluks, lõi kellegi maha, kutsus duellile. Üks parun rohkem, üks parun vähem. Aga sellel variandil, üks maakera rohkem. Tahtsin ühte olustikulist asja või küsida, selles näidendes, et tulles kolme näidete, see on üsna oluline koht on sellel suurel tulekahjul, mis sellest linnakesest toimub, mis siis midagi, kui mitte ei liida, siis vähemasti korraks tekitab sellist ligimese armastuslikku sellist käitumist seal nende tegelaste seal siis, kes neid vaesemaid inimesi aitavad, aga kui sagedased siuksed tulekahju võisid üldse olla sellel, et kas see oli niisugune nagu tavapärane nähtus? Igapäevane nähtus ja et see oli nii oluline, siis vaadake, olete kindlasti näinud, öelge mulle, ma ei tea, kuidas Tartus, aga väiksemates Eesti kohtades esimesed puhkpilliorkestrid, kelle omad oli? Pritsimeeste. Kas te olete näinud ilusamat meest, naisterahvat kui pritsimeest? Aastal 1900, kiiver peas, vaadake, kuidas nad seal välja näevad. Väga tähtsad tegelikult. Miks nad on nii tähtsad? Sellest kogu aeg põleb. Tulekahju on pidev. Kusjuures oli, ma ei tea, ütleb teile midagi nimi, suur Vene valmimeister, tänapäeval on kõik teada, et ta kirjutas prantslastelt maha. Krõlov oli täiesti tulekahjude hull. Tema teenrid pidid ta ööselt suvaliselt kellaajal üles ajama, et kui kuskil põleb, tormas sinna vaatama. No internetti ei olnud. Vaatama või kustutama? Vaatama.
kustutasid need, kes kiivritega. Tema vaatas. Järgmine hommik oli millest rääkida. Hommikukülalised tulid. Visiidid. Pidevalt. Ja väga traagiliste tagajärgedega. Muuseas üks, mis leidis aset Nikolai esimese ajal 1837, kui mälu ei peta, oli parajasti teatris ja süttis talvepalee. Ja vaevalt jõuti, tähendab, läbikäigud pandi kiiruga tellistega kinni ja jõuti pildid Ermitaaži osast välja tuua. Ja Ermitaaž õnnestus päästa, muidu oleks kõik maha põlenud. Ja õnnestus päästa tänu sellele, et see on jälle erinevus. Tänasel päeval sõjaväe osad valdavalt ju linnast väljas, tol ajal linnades. Ja keset linna olid kõik need kuulsad polgud, Semjonovski ja kõik, mis seal on. Ja kiiruga löödi siis need polgud sinna kohale välja tassima mööblit, pilte ja nii edasi. Väga palju, väga sageli põles. Linnades kindlad signaalide süsteemid, tornid, kus jälgiti kogu aeg, nii et tulekahju kui selline või kui mingi niisugune õnnetuste liik. Väga sagedane. Olid ka kindlad reeglid, mis püüdsid kuidagi korrastada. No seal olid näiteks nõuded, et pööningutel peavad olema liiva mingi kogused, siis kustutada näiteks ja nii edasi. Või isegi mingid soodustused, kui te ehitate näiteks kivikatuse, siis mingitest maksudest olite te vabad ja nii edasi. Jah, püüti seda teha. Yes, ei, on teil. Peab ikkagi jõudma sinna punkti ka, et kuna meil enne siin sellest Vene mentaliteedist oli juttu, et kas siis Venemaal on kunagi lootust saada endale demokraatlik juhtimine? No lootustega oli vist nii, et need ei sure kunagi, oli vist niisugune lause. No üldiselt Vene traditsioonis, kui me vaatame minevikku, aga minevik ju on väga palju see, mis see minevik on? Minu jaoks on ajalugu nagu laboratoorium. Kui ma tahan mõista inimest, siis ma otsin need perioodid, kus ma leian vastuseid nendele küsimustele, mis mind huvitavad. No, ma tahan teile ühe näite. Üks minu kolleeg kunagi edutati asedirektoriks ja ta kõnnap muutus. Mis temaga on juhtus? Ja siis ma mõtlesin, kus ma leian vastuseid. Siis ma läksin Rooma keisririiki ja vaatasin, mida keisrid teevad võimu. Näite. 99 juhtumil 100 kasutavad seda võimu isiklike naudingute rahuldamiseks. Või kuidas ühiskonda hirm tekib. Ja kui heita pilk Venemaa minevikku, siis seal neid perioode. Muidugi demokraatiat me võime defineerida ka väga laial skaalal, aga traditsiooniliselt see on ikkagi väga lühike periood, veebruar kuni siis oktoobri pööre 1917. No ei ole väga pikka traditsiooni, pikka tava, mis tähendab, et miks ka mitte. Aga üldiselt jah. Aga see ei ole spetsiifiliselt venelik soov. Me oleme ju karjaviisilised elukad, bioloogilised. Me kõik usume, et keegi teab, keegi juhib, keegi meile ütleb. See on meil üldiselt oma. Aga mis on, ja nojah, ei hakka pikalt. Aga et nende süsteemidel, väga sagelt, me ju kuuleme siin täpselt samuti vaate vahel, kus Riigikogu ja laterdavad seal ja seletavad. Peaks ikka tugeva võimuga siin president näiteks olema ja nii edasi. Ja tõesti, esmapilgul on, otsuseid võetakse kiiremini vastu, ei ole seal mingit aja raiskamist ja nii edasi. Aga mind on alati huvitanud see, et kui otsuseid võtab vastu üks inimene, jah, on operatiivne, on.
aga kus on võetud, et need otsused on õiged? No tõenäosus on 50%, et need on valed. Ja hakkavad kehtima kohe. Ja muuseas, selle tänapäeva sama, absoluutselt sama. Vaadake, kus sündis see otsus? No praegu kõik ütlevad, et ühtegi nendest punktidest, mida siis Putin soovis selle ettevõtmisega saavutada. Vastupidi, see on vastupidi. NATO, tugevne, see loetelu. Vene mõistlikud analüütikud on 7 punkti välja pandud. Kõik vastu. Kuidas see sai nii olla? Kuidas sai nii olla? Aga vaadake, Stalin enne sakslaste kallale tungi Nõukogude Liidu. 2 miljonit meest 1000 tankidega on piiril. Kõik teavad, kõik, luure teab, ülejooksikuid 10, seal olid ju kommuniste sõjamehe, tunnilise täpsusega. Aga ühel juhil on teadmine, veendumus, et ta kavaldab Hitleri üle. Ta ei usu. Juba Saksa lennukid pommitavad. Kõik arvavad mingi kindralite üksik provokatsioon. Kui juht, siin täpselt sama. Inimene usub, et Ukraina ja kindlasti. Ja nii edasi. Aga ma küsiks seda sama küsimust nagu teistmoodi, et Aie küsis, et kas on lootus demokraatlikule selle. Mina küsiks, aga kui suur pole üldse tõenäosus, et see, sest ma näen nagu, nii palju kui mina aru saan, et see tegelikult see riik, mis seal praegu tegutseb, see ikkagi selle algus on kuskil siis 15. sajandis, et see on see Johann III rajatud Moskoviidi riigid, mis on siis ühe või teise modifikatsiooniga nagu püsinud. Et kas on ka mingi tõenäosus, et see võib laiali nagu lihtsalt, meil on seal, ma ei tea, Jakuutia, kellel on vaja omal raha ja naftat küll ja siis on Kaukaasia tegelased. Hästi ruttu. Venemaa on impeerium. Jah, oleme sellega põhimõtteliselt nõus. Ta on väga spetsiifiline impeerium. Kui me võtame teiega maailma poliitilise kaardi aastast 1930, siis me näeme, et peaaegu pool maailma on sama värvi, mis Britannia on. Pool on, ütleme, tinglikult sinine, nagu on Prantsusmaa. Mis siis juhtub eelmise sajandi kuskil 60. aastatel? Need impeeriumid tõmbuvad tagasi. Inglased nutikamad, prantslased keerulisemad, aga tõmbavad tagasi oma emamaale. Nüüd tekibki küsimus, kus on Venemaa emamaa? Mis see on? Kus on? Kui te avate suvalise Venemaa ajalooõpiku, siis esimene peatükk on Kiievi Vene. Nüüd see piirkond, mida me traditsiooniliselt peame Süda-Venemaaks, Vladimir Suzdalka Moskva, see on nimetatud Zaleska Russ, metsade tagune Venemaa, kuhu põgeneti tatarlaste mongolite eest. Ja võt siit tulenebki see skisofreenia. Kuhu? Kus on need piirid? Mis on meie, mis ei ole meie? Ka see piirkond on ju traditsiooniliselt, teate, Moskva toponüüm Soome-Ugri ka, ja küll, no, aga see on mingi keskpunkt. Ja võt siit, see on üks niisugune moment, täiesti see suhtumine võt nendesse alades. Ja võt, kui sa ei tea, kuhu tagasi tinglikult tõmbuda, siis reaktsioon on laieneda, nagu sageli, see on esimene. Siis järgmine ja kõige paremini seda iseloomustab, võtame siit, järgmine, kogu Vene Nõukogude aegne arusaam sellest ajaloo verstapostidest, neid oli nagu 2. Üks oli suursotsialistlik oktoobrirevolutsioon, no sellega on segadus, keegi enam aru ei saa, mis seal on. Kas valged on head, punased on head ja mina ei tea ühtegi teist ligilähedastelt sama skisofreenilist varianti, kus lipuvardasse tõuseb lipp, selle ajastu lipp, selle muusika saatel, mis selle hävitas. Tsaariaegne lipp, Nõukogude aegse meloodia saatel. Lenin mausoleumist
ja Koltšakile püstitan ausalt. Ja siis ongi järele jäänud võit suures Isamaa sõjas. Vot milles on vahe. Ja vot see on nüüd, mida me ajaloost õpime. Kogu Lääne-Euroopa, meie selles seas, põhiline õppetund on, et see ei kordus. Ei kordus. See on kõige tähtsam. Aga siin on kõige tähtsam võit. No kui on võit, siis on keegi ka kaotaja. Ja siis vot kõik. Vot siin on võimatu leida seda ühiskeelt. See on väga raske. Nii et selles mõttes jah, Vene impeerium on väga spetsiifiline impeerium, ilma kindla emamaata impeerium ja ka ajalooliselt see lugu, seal on nii raske leida niisugesi pidepunkte ja millegi pärast need on nii olulised. Nendest asjadest võib rääkida väga pikalt, aga nagu on. Teil kodus ei ole teha midagi. Ei, minugi pärast ärge minge bussi. Mina küsiks, või no ärme siis lähe laiali, jah. Et ma vahepeal, vabandust, ei kuulnud võib-olla kõike, aga ma eeldan, et ei jõudnud kõike ära rääkida sellel teemal, et ikkagi mida lõppkokkuvõttes need sõjaväelased teevad seal suvalises provintsi linnas, mis ei asu piirilegi ligidal, mis nagu nende, mis selle keskmise või isegi võib-olla siis mitte võib-olla kõrgete ohvitseride nägemus oma elust oli või jah, et see sõjaväeüksus oli ju ka palju inimesi ja siis nad liigutatakse ühel hetkel sinna suvalisse linna ja nad veedavad seal umbes 13 aastat ja siis liigutatakse järgmisse. Et noh, ma saan aru, tegelevad väljaõppega või kas nad üldse tegelesid sõjalise tegevusega ka või? Ja nad ikka tegelevad, nii et mingisugust õppused on, peamiselt ohvitserid tegelevad sellega, et välja mõelda sõduritele mingid tegevused. Nad võivad olla variandis, et kaevake kaevik ja siis ajage kaevik täis ja siis kaevake uus kaevik ja ajage kaevik jälle täis. Üldiselt, aga mingisuguseid õppusi korraldati ka, jah, igasuguseid. Sõltuvalt ajast. Nikolai esimese valdavalt marssiti. Vasakult paremale, paremalt vasakule ja sünkroonselt pöörati ennast siiapoole ja sinnapoole ja siis jäigi niisugune mulje, et sõjavägi on vägev, võimas ja allub minu tahtele nii nagu tasub käega ainult näidata ja kõik toimib. Ja siis lõppeski suure katastroofiga. No ilmselt praegune situatsioon on analoogiline sellele ja midagi nad eriti ei teinud. Julgeoleku tagamise ülesannet neil ju ei, sisuliselt kus kaugel provintsi linnas seal ei olnud mitte mingis. Ja arvestage, et Aleksander III aeg on Venemaa ajaloost unikaalne. Venemaa ei sõdinud kordagi tema valitsemisajal. No ja aasta 1900 veel. Nüüd Jaapani sõda tulebki esimene pärast pikka perioodi. Ja siis selgub, et keegi sõdida tegelikult ei oska. Aga Veršinin mainib, et kunagi midagi sarnast oli ka siis, kui vaenlane ründas ja röövis. Noh, mida nad mäletasid ja millest räägiti, on sõda Bonapartiga 1812. Vot see on see legend. See on see sama sõda, mida kirjeldatakse sõjas ja rahvas. Jah, seda mäletada. No ja sõjad Türgiga. Türgiga sõditi kogu aeg. See viimane oli vist 1877-78 sõda Türgiga, kui peaaegu oleks ära võetud Istanbul, aga lääneriigid siis sekkusid. Ja Krimmi sõda, seal oli nii, et kui liitlased poleks omavahel tülli läinud, siis plaanis oli Baltikum anda Preisimaale, üle noad ära, aga parem olla Venemaal kui Preisimaal, selles pole mingit kahtlust. Nii et ei, seal ta ei teganud midagi. Ma ei tea, kuidas tänapäeval, aga ma ei tea, siin ei ole vist kedagi, kes Nõukogude armees on aega teeninud, aga peamine oli igavuse tapmine see tegevus, mis seal toimus. Ma arvan, et tol ajal täpselt saab. Ja muidugi see kestis ju tohutult pikalt sõjaväeteenist.
no ja arvestage, et kui see vägi läks nüüd Poola piirile, siis tõenäoliselt nad sinna marssisid. See juba võttis 2 aastat. Ja ongi tegevus olemas. Tõenäoliselt veeti rongiga muidugi osa marsruudist, aga raudtee ju igale poole ka ei jõudnud. Tore tegevus. No nüüd ei ole rohkem midagi. Kuulge, aitäh teile. Aitäh ja andke andeks. No tõesti, no ei ole hea olla. Väga põnev oli kuulata. Uskuge mind, kui lampi poleks olnud, kui hea ma siis see oleks alles ettekandja. Te peate kogu aeg selle lambiga olema. No ja te vaatate ju partnerit, siis ei sega. Sellepärast näitlejad ongi lavad saali poole sageli seljaga. Ja küll, aitäh teile.